Tere, mina olen Martin Rebane. Mina olen Adela Tähemaa ja need on Tudeng TV uudised. Õpetajahariduse huvilised kohtusid Tallinna Ülikoolis. Veredoonorid andsid oma panuse elude päästmisse. Kuressaares võistlesid veesõidukid ja paadid. Haapsalus läks nädalavahetusel eriti õudseks. Ning nüüd kõigest lähemalt. Õpetaja roll ühiskonnas on muutunud, kuid selle ameti olulisus ei ole kohe kindlasti vähenenud. Möödunud teisipäeval arutati, kuidas õpetajaharidust noortele lähemale tuua ja seda atraktiivsemaks muuta. Kui sa oled alati mõelnud, kuidas inimesi juhtida, õpetada või iseennast paremini tundma õppida, siis õpetajaharidus on just sulle. Mis aga on õpetajaharidus ja mis on õpetajakoolitus, sellest tänasel kohtumisel räägitigi. Õpetajakoolitus tutvustaval üritusel kõlasid nii õpetajaks õppijate, tudengite kui ka aastate pikkuse kogemuse pagasiga õpetajate arvamused sellest, kuidas senist stereotüüpi pedagoogist muuta. Täna pakuti välja päris huvitavaid ideid. Et üks idee oli siis selline, et rohkem üliõpilased läheksid lausa loengutesse ja tutvustaksid õpetajakoolitust. Siis üks idee oli see, et teha selline projekt, kutsu tudeng appi, et õpetajad saaksid üliõpilase kutsuda ja siis pakkuda välja kas mingisugust teemat või tunni osa, mida see üliõpilane saaks läbi viia või siis lihtsalt õpingutest rääkida. Hoolimata sellest, et õpetajakutse on loominguline eriala ning annab pädevuse, mida vajatakse mitmetel töökohtadel, on õpetajaharidus noorte seas ebapopulaarne ning ollakse liiga jäigalt õpetaja stereotüübis kinni. Miks sa praegu arvad, et õpetajaharidus on just õige sinule? Ma olen juba selle õpetajakoolituse põhimõtteliselt läbinud ja seal see teooria ja kõik ka see eelpraktika, et kui ma olen käinud koolis vaatamas tunde, et sealt ma olen saanud kinnitust, et see on õige asi ja mul on mida koolis teha. Eelmise nädala kolmapäeval oli võimalus Tallinna Ülikoolis nii uutel kui ka kogenunud doonoritel verd annetada. Võimalust kasutas üle 100 doonori. Oleme Tallinna Ülikooli Astra teadlaste foorumis, kus täna toimub doonorluse päev. Kõikidel soovijatel oli võimalus loovutada verd ja teha üks heategu. Doonorluspäeva tõi TLÜ-sse riigiteaduse tudengite nõukogus Civitas, mille liige Kristjan Kirs on ise juba kogenud doonor. Ma käisin 2 kuud tagasi verd loovutamas ja siis ma mõtlesin lihtsalt, et miks ma olen üksi, et tegelikult seda asja võiks hulka suuremalt teha. Siis ma helistasingi verekeskusesse ja nemad olid kohe nõus ja siis ma võtsin ka ülikooliga ühendust ja ka siin oldi nõus seda tegema ja põhimõtteliselt kõik laabus ilusti. Kui mõned aastad tagasi Tallinna Ülikoolis korraldatud doonorluspäeval käis verd loovutamas alla 20 inimese, siis seekord oli annetajaid 54. Kokku annetati üle 24 liitri verd. Doonorite veri ei lähe abivajajatele otse. Kogu verd kontrollitakse ning abivajajani jõuavad vaid täpselt need komponendid, mida konkreetne patsient vajab. Ja homme hommikul siis veri kaalutakse üle, siis toimub tema tsentrifuugimine, siis tsentrifuugimise käigus veri kihistub, punalibled raskemad jäävad allapoole, peale jääb vereplasma ja keskele väike kogus siis verevalge liblesid. Kõigepealt punaliblede suspensioon tehakse, mis kantakse siis üle vastavalt vajadusele inimestele ja vereplasma on järgmine suurem verekogu, sellest veredoosist, mis saadakse. Ja keskmine väike osa siis trombotsüüdid ja verevalge libled, need siis ühendatakse 4 inimese omad ja saadakse üks doos trombotsüüt ehk vere hüübimisrakke, mis siis vastavalt vajadusele jälle siis kantakse nendele, kellel on hüübimisprobleemid. Nii et ühesõnaga ta on nagu ravim praegu ja seda ravimit ei saa kunstlikult toota, seetõttu tuleb inimesel seda loovutada, et seda ravimit saada. Doonorite enda sõnul toob vereloovutusega tehtud heategu neile mõnusa enesetunde. Väga hea on olla, kuidagi nagu oleks just uinakust ärkanud. Värske tunne on mõnus. Lähme uuele päevale vastu. Vere loovutamiseks ei ole vaja tingimata oodata doonorluspäeva. Igapäevaselt ootavad verekeskused annetajaid. Eriti kõrges hinnas on 0 negatiivne veri. Naised saavad verd annetada 3–4, mehed 4–5 korda aastas.
Kuressaare ametikooli õpilaste korraldatud Vallikraavi veerallil võtsid mõõtu paadid ja veesõidukid. Oleme Kuressaare linnuse Vallikraavi ääres ning uurime, miks kõik inimesed siin nii rõõmsad on. Leidsime Kuressaare linnapea üles ja küsime tema käest, miks te täna nii rõõmus olete? Ma üldiselt olengi hea tujuga inimene, aga täna on eriti lõbus päev, et siin ma ei ole Kuressaares ennem nii lahedat värvikat asja näinudki ja selles mõttes, et noorus tuleb kokku ja paraata või väike jalutus kõik tänaval ja siuke üritus, et lihtsalt ongi lõbus ja pealegi on reede õhtu, nii et saab hiljem tähistama ka veel hakata. Ja mis üritus siis siin praegu toimub? Iga-aastane 15. juba veeralli, nii et nii kuulus veel ei ole kui Saaremaa autoralli, aga peaaegu ma arvan tulevikus. Teeme veel mõned aastad, siis ka anname Brasiilia karnevalidele, ma loodan silmad ette veel. Ja hakkaski pihta. Tegemist on Saaremaa turismihooaja avasündmusega ja sellel aastal siis paadiralli juba 15. korda siin ümber Kuressaare. Juubeliaasta on meil, just. Me korraldame seda veerallit oma lõputööna. Me õpime rekreatsioonikorraldust, ehk siis rahvakeeli on see sündmuste korraldamine ja organiseerimine. Ja see sündmus läheb meie erialaga siis väga hästi kokku ja nii ta saigi meie lõputööks. Miks on Vallikraavi veeralli Kuressaarele ja Kuressaare ametikoolile oluline? 15 aastat tagasi oli Vallikraav üsna räämas, veel süvendamata ja ei olnud siit võimalik ka rentida lootsikut, et selle suurepärase turismiobjekti lähedal paar ringi võib-olla teha. Ja see oli ka üks põhjuseid, miks sai see üritus kunagi välja pakutud ja tänaseks on ta niimoodi jäänud, et noored enne kui nad lähevad ära turiste teenindama või lahkuvad hoopis Saaremaalt, kuulutavad turismihooaja avatuks. Võistlejaid praegustel andmetel on kokku 16 meeskonda, nendest siis 4 on alternatiivsõidukid ehk siis ise ehitatud alused ja ülejäänud on siis kassepaadid. Ja võistletakse siis paadirallis täpselt nii. Enne autasustamist toimus midagi eriti ootamatut ja Vallikraavi veeralli ajaloos esmakordset. Palun, et sa saaksid minu naiseks. Ütle lihtsalt ja kõik nad üle teavad, et see tuleb. Kassepaatide võidusõidus jäid 3. hiired ja tihased, 2. leisirühm ning kõige kiiremaks osutusid usinad kuked. Alternatiivsõidukite kategoorias jäi 3. Päästeamet, 2. valimislubadus ning võitis TTÜ Kuressaare kolledži kollane noor. Kuidas rada oli? Rada oli väga lihtne. Väga lihtne? Jaa, nagu nägite ilmselt. Ja kuidas kommenteerite võistlust? Võistlus oli ka väga lihtne, kerge. Köömes, nägite ka aeglased teised olid. Kõik konkurendid olid aeglased? Muidugi, kõik kiitlesid, et meil on mingi aeglane võrt, aga tuli välja, et kõige kiirem on. Ja nüüd on meeskonnal aeg Arensburg spaasse minna. Ja mis on teie võiduvalem siis? Võiduvalem? No see mul peas ei ole, see on koosinus, ruutjuur, alfa on ja sealt edasi niimoodi. Haapsalus on kevadine hirmutamine juba päris suureks traditsiooniks saanud. 9. korda toimunud õudusfilmide festivalil jagati auhindu parimale horrorile. Nädalavahetusel ootas HÕF Haapsalu kultuurikeskuses filme nautima õudu ja fantaasiat otsivaid inimesi. Me oleme, kui mitte ainukene, siis kindlasti suurim žanrifilme propageeriv filmiüritus Baltimaades. Soomes neid on, Rootsis on, aga jah, Baltimaades oleme ainsad. See on juba selline uhke tunne. Juba aastaid tuntust kogunud festivalisaalid olid selgi korral pidevalt täis. Lisaks filmide vaatamisele oli kõigil võimalus võtta mõõtu ka lauatennises.
Festivali korraldaja Helmut Jänese sõnul on programmi kokkupanemine igal aastal väga põnev, sest trendid ja teemad on uued. Selle aasta programmi iseloomustas retrohõng. Me oleme rohkem pühendanud klassikale. Meil on terve 80. aastate programm, nii 80. retrohorror, siis on meil ka 70. aastatest filme ja näiteks ka Texase mootorse mõrvad on ju 74. aastal tehtud, kuulus Tobe Hooperi film, nagu ka festivali lõpetav film Salemi vampiirid ja Tobe Hooperile me anname Kelude preemia. Nii et see on lihtsalt soov näidata rahvale mingeid filme, need filmi õigused üles otsida ja need siia tuua ja niimoodi. Ma arvan, et seda uut ja vana peab alati käsikäes näitama. Hea võrdlusmoment tekib, et mina ise eelistan alati vana klassikat. Festivalil anti välja ka lühifilmide auhind Hõbedane Melie, mille sel aastal sai Mark Riiba ja Anna Solana film Koerad. Film on nüüd nomineeritud ka Kuldse Melie auhinnale, mis antakse välja Sitgesi fantaasiafilmide festivalil. Publiku lemmikuks tunnistati Hans-Peter Moolandi film Kadumise järjekorras. HÕF on selleks aastaks läbi ja läbi on ka meie tänane uudistesaade. Mina olen Tähemaa. Ja mina olen Rebane. Kohtumiseni. Kohtumiseni.